ja aitäh kutsumast. See on jah teema, millega ma olen suure osa elust kokku puutunud, töötanud mitte küll võib-olla enam viimasel ajal nii intensiivselt, aga mulle endale oli üsna huvitav mõnes mõttes uute vaatenurkadega tagasi tulla selle juurde, millest ma kunagi oma doktoritöö tegin. Ja kõigepealt ma kommenteeriksin natukene seda pealkirja ja seda, miks ma temaga niiviisi natukene mängisin. Sellega oli naljaks lugu, me ju leppisime kokku selle teema suuna, eks ju, millest see loeng peab olema. Ja siis ühel hetkel te tellisite selle väikse tutvustava abstrakti, nii nagu asi käib. Ja siis ma märkasin, et mul oli pealkiri juba olemas. See ei ole minu pandud. Aga see sobis mulle hiilgavalt. Ja ma tundsin muidugi ära, kust see pealkiri tuli, sellepärast, et selle pealkirjaga on üks raamat. 2001, väike, õhuke, aga ma ütleksin, et sisukas. Ma kirjutasin ise sinna ühe artikli kirikulaulust ja identiteedist. Ja see raamat ilmus seoses kiriku laulu- ja palveraamatu 10. aastapäevaga. Sellega seoses oli niisugusi üritusi päris mitmeid. Ka ma ise esinesin nendel. Ma mäletan isegi seda, et ma suutsin mõningaid inimesi pahandada sellega, kui ma 10 aastat pärast kirikulaulu palveraamatu ilmumist ütlesin, et varsti on aeg hakata uue lauluraamatu peale mõtlema. Ja nüüd on mul hea meel, et mu ennustus läks täkke, et see töö ilmselt peakski niiviisi põlvkonna tagant käima. See vahepealne aeg oli muidugi paljudel põhjustel väga palju pikem, aga mingi aja tagant on hästi tähtis tulla vanade küsimuste juurde tagasi. Ja just täpselt niiviisi ma seda pealkirjaga võtsin, aga miks ma sellega niiviisi mängida tahtsin, trikitada? Sellepärast, et ma tegelikult tahan küsida teilt ka või ma tahan teile kuidagi esitada niisugusi väikseid intriige sellega seoses, et kas me küsime seda küsimust täna samamoodi, kui me küsisime veerand sajandit tagasi. No päris veerandit ei ole, aga kohe saab. Ja see on mulle ajaloolasena alati olnud kõige põnevam jälgida, kuidas iga aeg, no ma olen üsna eakas ka juba, ma võin arvata, et ma olen neid erinevaid aegu näinud ja kogenud, et kuidas iga erinev põlvkond, kuidas iga erinev aeg esitab samadele teemadele erinevaid küsimusi. Et see ongi see, mis on ajaloo juures ju tegelikult põnev. Selles abstraktis, mille ma saatsin, ma kõigepealt viitan meie kultuuri, meie laulukultuuri laenulisusele. Ja see on tegelikult hästi oluline aspekt, mis on seotud kogu meie kultuuri ajalooga, kiriku laulu ajalooga võib-olla eriti. Kui ma mäletan oma neid 2001. aastal peetud loenguid ja kõnesid, siis üks asi, mida ma kuidagi nagu intriigina esitasin, oli just nimelt see, et selles KLPR-is on hämmastavalt vähe Eesti materjali, Eesti tekste ja viise. Ja see puudutas nagu seda tolleaegset
identiteedi küsimus tegelikult väga tõsiselt. Sellel, miks neid nüüd vähe on muidugi ajaloolised põhjused, millest ma olen väga hästi teadlik, aga võib-olla intriig oli ka natukene sellega seotud, et kas neid peaks tahtma rohkem ja mil moel tegelikult need laulud, need tekstid üleüldse meie identiteedi tunnetust puudutavad, mõjutavad. Ja see on just see küsimus, mille puhul ma ise nagu arutan, et kas see küsimus on täna sama kui aastal 2001, kui me oleme vahepeal sisenenud Euroopa Liitu, kui me kujutame ette ennast hoopis teistsuguses niisuguses geopoliitilises olukorras, kas see mõjutab meie arusaamist niisugustest väga pikkadest protsessidest, võiks öelda peaaegu et igavikulistest, eks ju, mis siis selle teemaga seotud on. Aga ma tahan selle pealkirjaga, ma ei jää ainult selle juurde, ma tahan siin veel ühte asja teie tähelepanu juhtida, mis mind tegelikult ennast on ka siin viimastel aegadel väga huvitanud arutada. Laulu tüvelist sõna on siin 2 korda. Ja ma tahaksin väga mõelda selle üle, milline on nende vahekord. Laulude ja laulmise vahekord. Ja ma tooks siia nüüd ühe teema veel juurde kohe hakatuseks. See on jälle üks juubel, ajaloolased armastavad juubelit, sellepärast, et need annavad neile põhjust oma asjadest rääkida. Järgmisel aastal me pühitseme raamatuaastat. Ja väga suurejoonelist, eks ju, 500 aastat esimesest Eesti raamatust. Või millest siis tegelikult, ma ei tea, kas te mäletate. See ei ole raamat, see on käsikirjaline, üks protokolli raamatu katkend Lübecki toomdekaani protokolli raamatust 8. novembrist, näete siin 1525. Ja siin on teade, et on olnud raamat. Me ei tunne seda raamatut, me ei ole seda keegi näinud. See raamat, need raamatud võib-olla isegi mitmuses tõenäoliselt hävitati, vähemalt nad konfiskeeriti seal. Aga see annab meile põhjust rääkida 500-aastasest ajaloost. Sest et meil on olemas üks dokument, mis väidab raamatu olemasolu. Selle dokumendi ümber on tegelikult väga palju küsimusi. Kõigepealt me võime küsida, hästi, me usume, et need raamatud olid. Aga me peame küsima, et kas nad tõesti olid siis esimesed. Kas ei ole võimalik, et enne seda oli veel eestikeelseid raamatuid. Ja meil on viiteid, meil on vähemalt spekulatsioone sellel teemal, et võib-olla 10 aastat varem oli juba trükitud eestikeelseid raamatuid. Aga tegelikult see ei ole tähtis. Palju huvitavam on küsimus sellest aastanumbrist 1525. Reformatsioon oli juba tükk aega käima läinud, aga mitte Lübeckis. Kas keegi oskab sellest lausest, see peaks olema täpne tõlge. Kas te oskate sellest lausest järeldada, kas need missaraamatud, mis olid liivi, läti ja eesti keeles, muide see liivi keel on väga keeruline seletada, see on livoonikand, see võib olla ka mingisugused kohalikud keeled. Aga läti ja eesti rahvakeeled on väga selgelt nimetatud. Et kas nad olid juba luterlikud? Sest siin enne on öeldud, et seal olid luterlikud raamatud. Et kas see käib
käib mõlema selle tünni osa kohta, eks ju. Ja me ei tea seda, tegelikult me ei saa millegi põhjal väita ühte ega teist, aga huvitav on see, et siin on tegemist missaraamatutega, eks. Mis laadi need raamatud olid, me tegelikult ei tea. Hästi, ma ei hakka selle üle arutama, ma panin siia ühe viite juurde, keda huvitab, Inna Põldsam on väga huvitava ja põhjaliku arutluse sellest dokumendist kirjutanud seal ajakirjas Tuna. Nii et ma lähen nagu oma teema juurde. Aga miks ma selle tahtsin siia tuua? Nimelt me oleme väga sidunud ennast ajaloost mõtlemises kirjalike tekstidega. Ja näete, seesama viide, võrdlemisi niisugune habras viide ühele või mitmele eestikeelsele raamatule annab nagu ühe mingisuguse punkti meile ajaloos. Kui me hakkame mõtlema nüüd kiriku laulu teemadele, siis me loomulikult esimesena küsime, et kust on pärit esimesed kirjalikud andmed laulust. Aga miks ma ütlesin siin enne, et mind huvitab täna rohkem laulmine kui laul? See on tõesti üks oluline küsimus, sellepärast, et laulmine tegelikult peaks kuuluma suulise kultuuri traditsiooni. Me laulame ju väga palju ilma tekstideta. Ja kui me jälgime nüüd kirikulaulu ajalugu, siis miks me käime mööda lauluraamatuid? Sellepärast, et tegelikult vähemalt esimestel varastel sajanditel, kui kogudused tõenäoliselt olid ju suures osas veel ka kirjaoskamatud, siis laulmine oli puhtalt suulise kultuuri osa. Miks me sellest rääkida ei oska või ei saa, on muidugi lihtne põhjendada, sellepärast, et meil ei ole allikaid. Meil ei säili midagi selle suulise traditsiooni kohta, kuigi midagi siiski tuleb täna ka. No ja siin meil veel raamatut ei ole, siin meil on juba raamat, eks. Vaadake, missugune räbal on sellest järgi, see on see kuulus Vanrati ja Kölli katekismuse fragment, millest me varem tegelikult arvestasime oma raamatu ajalugu. Eks ju, see avastati nii nagu muide väga palju kiriklikke tekste, mida me täna ajaloolastena tunneme, avastati ühe köite materjali seest. See on niisugune väga kena taaskasutus, eks. Paber oli kallis, paber oli väärtuslik, kui see paber sisuliselt ei olnud enam huvitav, siis ta pandi köite materjali sisse ja täna me siis saame sealt üht-teist välja niiviisi leida. Näete, siin on tõesti eestikeelne tekst. See katekismus oli paralleeltekstiga, eks ju, saksakeelne ja eestikeelne. Seda eestikeelset annab siit välja lugeda, eks ju, Jumal, püha, sana. Siin on fragmendid ka tekstilises mõttes, aga meil ei ole kahtlust, et see on eesti keel ja et see on katekismuse tekst. Ma natukene mängin selle materjaliga näitamaks, kui haprad teadmised meil tegelikult sellest algusest on. Nüüd ajaloolises mõttes meile on jutustatud seda lugu, kuidas me hakkasime eesti keeles kirikulaulu laulma. Väga lihtsustatult. Ma nüüd räägin nii, nagu see lihtsustatud skeem vist välja näeb, lisades kohe juurde, et see ei ole tõsi. 1517 toimus reformatsioon ja juba see ei ole tõsi, sellepärast, et see ei ole üks kuupäev, see ei ole üks aasta, see on väga pikk protsess olnud tegelikult, mis ulatub enne seda 517. ja ulatub pärast seda, eks.
Aga olgu, me armastame neid punkte ajaloos. Siis järgmine punkt, me teame, et hämmastavalt kiiresti jõudis see Eesti aladele, Tallinnasse eriti. Muide, see võib-olla kõige tulisem hetk oli jälle täpselt 500 aastat tagasi, eks ju, 1524. Me võiksime siin ka midagi tähistada, ma ei tea küll, miks siin Liivimaa aladel peaks kedagi erutama, aga Tallinnas võib olla, jah. Isegi Luteri isiklikud kirjad, eks ju, saadeti Tallinnasse, mis siis aitasid võib-olla seda sisulist pööret Tallinnas läbi viia. Aga see sisuline pööre ei läinud üldse lihtsasti, sellepärast, et vaat seesama Vanrati ja Kölli katekismus, eks ju, see trükiti. Seda taheti hakata levitama, see oli luterliku õpetuse niisugune võib-olla tõepoolest esimene raamat, kuigi ka siin on kahtlusi. Siis Tallinna raad konfiskeeris selle raamatu jälle, sest et ta leidis, et seal on väga palju tõsiseid vigu. Me ei tea muidugi, milliseid vigu need Tallinna raehärrad, kes ei olnud ju teoloogid, eks ju, mis vigu nad sealt avastasid. Mis see põhjus oli? Need põhjused võisid olla suuresti poliitilised, võib-olla isegi majanduslikud, kes teab. Aga igal juhul sellest, ütleme, niisugune päris eestikeelse kirikukirjanduse ajalugu ju siis ei alga. Me võime ka küsida, kas see oli tõepoolest esimene. Vaat üks asi, mida meil on jälle jutustatud, on see, et luterlik reformatsioon tõi kirikusse rahvakeele. No ta oli seal ikka kenasti olemas juba varem. Me ei saa ju ette kujutada, et näiteks dominiiklased, jutlustajad, vennad jutlustasid siis rahvale, ma ei tea, ladina keeles või ei. Loomulikult nende esimene asi oli õppida kohalik keel ära ja siis hakata missioneerima. Enesest mõisteta. 1422, ütleme siis 100 aastat enne reformatsiooni jõudmist siia aladele, on väga konkreetne maaseadustik säilinud, kus on siis selgelt nõutud rahvakeelse usuõpetuse jagamist, Meieisa palve, Maarja palve, ristiusu 12 peatükki, 10 käsku, see oli nagu see niisugune pakett, mida pidi nõutama siis mille õpetamist rahvakeeles nõuti ja mille oskamist, mille teadmist nõuti ka kogudustelt, eks ju. Kas need tekstid levisid käsikirjaliselt ainult? Tõenäoliselt. Aga meil on ka siin 16. sajandi keskelt tegelikult üks Kullamaa vakuraamat, jah, Kullamaal trükitud, kus tegelikult katoliku vaimulikud trükkisid ära, vabandust, see on käsikirjaline, nüüd ma tahtsin ise valetada teile, jah. See on käsikirjaline tekst siis 2 Kullamaa katoliku preestrilt, kus on siis Meieisa palve, Maarja palve ja terve usutunnistuse tekst eesti keeles. See on nüüd jälle üks niisugune näide sellest niisugusest rahulikust ülemineku ajast, kus ei ole sellist revolutsioonilist pööret, kus siis mõlemad pooled, kui me räägime katoliku ja protestantlikust poolest, et siis, kus need 2 protsessi nii-öelda satuvad sellesse tõlke faasi, kus nad nii-öelda vahetavad oma pooli. Need palved, mida ma mainisin, 1524, 1532,
kaks sellest Kullamaa vakuraamatust, need peaksid olema küll esimesed säilinud eestikeelsed vaimulikud tekstid. Aga miks ma neid mainin, võib-olla suurem põhjus on jälle see, et ma tegelikult tahan viidata, et 20. aastatel ei toimunud Eestis niisugust suurt reformatsioonilist pööret. See võttis väga palju aega. Ja täna kultuuriteadlased räägivad pigem peaaegu 100-aastasest, vähemalt kuni 16. sajandi lõpuni kestvast niisugusest ülemineku perioodist, kus Liivimaa on tegelikult see vana Liivimaa, kuhu on siis ka Eestimaalad haaratud, kus see vana Liivimaa on tegelikult usuline segapiirkond. Sellele aeglasele üleminekule aitas kaasa ka see, et siin algasid ju Liivi sõjad. Ühesõnaga, siin mõned julgemad ajaloolased on rääkinud 16. sajandi keskpaigast alates isegi siin mail toimunud 100-aastasest sõjast. Ja ega see suur liialdus ei ole, sellepärast, et tõepoolest see on väga keeruline, poliitiliselt väga keeruline aeg, kus siin puutuvad kokku eks ju kõigepealt Rootsi riik, Taani riik, Taani riik kaotab küll kiiresti oma positsioonid, venelased ja poolakad. Ühesõnaga, siin saavad kokku 3 nominatsiooni, eks ju, siin saavad kokku protestantlik, õigeusklik ja katoliiklik ja nad sõdivad omavahel, eks ju. Ja loomulikult kogu see situatsioon väga, väga oluliselt mõjutab siinset kultuuri. Ma näitan teile nüüd jälle ühe raamatu pildi ja see on 1525-26 Preetsis, see on Kiili ja Lübecki vahel, kui te kujutate ette seda Põhja-Saksamaad. Preetsi benediktiinlaste nunnakloostris kirjutatud koodeks, mis sisaldab kogu kloostri rituaali siis lauludes. Ühesõnaga, siin on nii tunnipalvuste laulud kui ka missalaulud läbi terve kiriku aasta. Väga mahukas koodeks, väga huvitav, väga hästi säilinud tegelikult. Ja kui ma isiklikku suhet räägin, ma kunagi isegi mõtlesin selle koodeksi analüüsile põhjalikumalt keskenduda. Ma kirjutasin lõpuks sellest ainult ühe artikli, selle niisugune lühendatud ja kergemini loetav eestikeelne variant on siin ka all. Aga jah, mu Rootsi professor küsis, et miks sa pead hakkama siis mingit Saksamaa, ütleme tegelikult ühte kildu, suhteliselt võib-olla väheolulist kildu Saksa kirikulaulu ajaloost siin Eestimaal uurima. Ja see oli muidugi päris tõhus argument, aga sellel raamatul on siiski Eesti ajalugu. Siin on tema tiitel, leht. Te näete, et siin on palju informatsiooni, ma ei hakka sellest kõigest rääkima, aga siin on üks huvitav lugu taga. Preetsi nunnaklooster. Te näete, reformatsioon on juba alanud, eks? Aga päris Põhja-Saksamaale ta jõuab hilinemisega, aga selle Preetsi kloostri ajaloos on see üsna viimane hetk, kus see klooster veel tegutseb. Nunnadel oli seal skriptoorium, ehk nad siis kirjutasid raamatuid ja see on üks nendest. Ja see raamat jäi ju kasutuseta. Selle raamatu omandas üks Lübecki kaupmees, aga see kaupmees ilmselt ta vaesus mingil hetkel ja ta müüs selle koos oma maja ja varaga maha hiljem ühele Tallinna raehärrale Hindrik Lottile. Ja nüüd tuleb see huvitav koht.
see on siin ka tõesti välja kirjutatud siin. Ja eesti keeles siis selle raamatu annetas Hindrik Lott Oleviste kirikule kasutuseks. Vaat see sõna on minu jaoks kõige olulisem. Kasutusele, ei ta laenas selle, jah, ta andis selle laenuks Oleviste kirikule kasutuseks aastal 1571 pastu ajal, jah. Näete, pool sajandit on sellest nii-öelda reformatsiooni Tallinnasse jõudmisest möödas, aga Oleviste kirikus on vaja kasutada katoliku kloostri rituaali lauluvara. Miks? Sellepärast, et see üleminek oli rahulik ja aeglane ja ladina keel ei kadunud kõrgkirikute kasutusest mitte kuhugi, sinna juurde tuli tasapisi rahvakeel, Tallinnas loomulikult saksa keel, kõigepealt alamsaksa keel, siis kõrgsaksa keel ja tasapisi ka eesti keel, aga sellest ma räägin kohe varsti. Võib-olla veel mõni huvitav pilt, enne kui ma võib-olla sisulisemate asjade juurde lähen. See Preetsi koodeks ei ole ainukene. Tegelikult üks veel huvitavam allikas on Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus. See on ilma tiitelleheta, ma ei oskagi teda nimetada teistmoodi kui selle arhiivi viitega, aga see on pööraselt huvitav. Me ei tea tema dateeringut, aga me näeme kirjaviisi ja ütleme niisuguste väliste andmete põhjal, et ta on ka ikkagi 16. sajandi teisest poolest. Ja siin on nüüd segamini päris, ütleme niisugune kanooniline ladinakeelne laulurepertuaar, näiteks eks ju siin ladinakeelsed antifoonid, hästi vahva see initsiaal on siin. Ega nad ka väga korralikud ei olnud, need kirjutajad. Aga siis sinna juurde, siin on üks väikene lõik veel polüfooniat, jah. Aga siis siin on päris palju laule, mis on tõlgitud saksa keelde ja mis on ilmselgelt just nimelt niisuguse luterliku kasutusalaga. Ühesõnaga, te näete, et siin kuni 16. sajandi lõpuni on ka kirjalik allikas. Me ei tea, kus see kirjutatud on, ma ei hakka siin fantaseerima, aga selge on see, et teda on siin kasutatud. Ja me näeme, kuidas need traditsioonid siin tasapisi üksteiseks üle lähevad. Üks selline pilt veel. See on üks allikas, mida suhteliselt vähe tuntakse. See on nimetatud Turu käsikiri. Jällegi salapärase taustaga, sest et ta on säilinud Turus, Turu toomkiriku arhiivis. Me ei tea, kes ja miks selle eestikeelse teksti keegi kirjutas. Oletused on umbes sellised, et üks Soomes teeninud vaimulik, kes pidi minema Eestimaale missioneerima, kas ta läks või läinud, me ei tea, et ta varustas ennast eestikeelsete lauludega, aga no te saate isegi aru, et see on kõik niisugune fantaseerimine. Eks. Igal juhul see laul on seal ja siin peaks olema nüüd päris selgelt tegemist esimese kiriku lauluga, millel on noodid ja mis on siis eestikeelse tekstiga. Ja see on jällegi nüüd väga huvitava ajalooga laul. See Aufera nobis domine, see on väga vana katoliku liturgias väga ammustest aegadest kasutatud laul. Sellest on olemas siis luterlik tõlge Nimm von uns, lieber Herr. Ja sellest on omakorda siis tehtud eestikeelne tõlge. Ma olen siin rea kaupa
püüdsin täpselt maha kirjutada nii, nagu see siin on, aga jah, seda te ei näe lugeda lihtsalt. Et see on omamoodi ka niisuguse vana eesti keele väga oluline dokument. Me ei tea, jällegi me ei oska seda päris täpselt dateerida, kirjandusteadlased dateerivad seda 17. sajandi esimesse poolde. Ma ei ole sellega nõus, ma ütleksin, selle noodikirja järgi ta peaks olema varasem. Aga ütleme 16 lõpp, 17 algus, sealt kandist ta ilmselt pärit on. Need dateeringud on keerulised. Nii, aga nüüd ma tulen ühe natukene sisulisema küsimuse juurde ja ühe niisuguse allikakomplekti juurde, mis on meie kultuuriajaloos väga oluline. Ja need on siis Georg Mülleri jutlused. 1601-1605 kirja pandud 39 eestikeelset jutlust. Väga mahukad tekstid, juba iga jutlus ühekaupa on mahukas. Ja neid tuntakse väga ammu, neid on kõikides selle valdkonna tekstides alati tsiteeritud. Aga mind on need Mülleri jutlused väga intrigeerinud, sest et nii nagu ikka ajalooliste tekstidega, ajaloolased armastavad välja noppida neid üksikuid lauseid, mis nende motiividega ja nende mõtteviisidega kõige paremini sobivad, aga tihtipeale salgavad maha selle konteksti, kust see pärit on. Ma arvan, et Mülleri jutlustest tsiteeritakse alati seda, kuidas ta sõitleb oma kogudust, see Tallinna Püha Vaimu kogudus, kus ta siis oli õpetajaks ja sõitleb nende viletsat lauluoskust. Ja kõige kuulsam lause, mida te olete kindlasti paljudest kohtadest lugenud, on see, et nad mäegvad nagu rumalad lambad ja ei saa aru, mida nad laulavad. Eks. Muide, seda väljendit on tal mitmes jutluses erinevas sõnastuses sees ja mind on väga intrigeerinud need tekstid just nimelt selles aspektis, et kui ma siin päris alguses ütlesin, et miks me tegeleme ainult lauludega, miks me ei tegele laulmisega, siis Mülleri jutlused on selles osas üks väga väärtuslik allikas. Esimest korda keegi mingisugusel põhjusel kirjeldab, kuidas kogudus laulab. Ükskõik, et ta on jube kriitiline selle suhtes, eks ju. Aga me saame nagu mingisuguse peegelduse sellest koguduse laulust. Ta sõitleb kogu aeg, et te laulate valesti. Aga mind hakkas huvitama, et mis siis oli valesti. Mis seal valesti oli? Ja seal on 3 asja, mis on erinevates teksti osades kogu aeg valesti. Üks on see, et tekstid. Te laulate valede sõnadega. Siis te laulate ilmselt valede viisidega, eks ju. Aga siis te laulate sisuliselt valesti. Te ei saa aru. Ja mulle tundub, et see arusaamine on kõige olulisemalt tal jalus just selle sisu pärast. Te laulate häälega, aga vaadake seda tsitaadi lõppu, eks ju. Õppige midagi ka meeles, Jumal ei vaata mitte sinu suurte häältega kisendamist, vaid ta vaatab su südamesse, kas sa ka südamest laulad, jah? Ühesõnaga, see niisugune sisuline arusaamine sellest, mida sa laulad, on Müllerile väga paljudes nendes jutluse tekstides oluline. Mul on siin veel tsitaate. Ja vaadake, ega Müllerile ei ole võib-olla esimesena oluline see, et need sõnad oleks tingimata
õiged, vot need, ma arvan, see teine pool vist on. Jah, just. Need laulud on küll lühikesed ja leidub palju rahvast, kes neid sõnu suuga laulavad, kuid ei tea ega mõista, mida nad laulavad. Ja siin on nüüd üks huvitav küsimus, mis keeles nad laulsid. Kas see oli eestikeelne laul? Ei. Müller ütleb ühes kohas väga selgelt. Kõik need laulud, mis me siin meie maa, see on siis ju Eesti, eks, saksa ning rootsi keeles laulame. Ahah, tegelikult me saame ühe keele veel. Ta räägib ühes kohas ka ladinakeelsest Te Deumist. Ja. Ladina keel oli kindlasti väga haruldane selleks ajaks juba 17. sajandi alguseks, aga olid üksikud laulud veel liturgias säilinud. Igal juhul Tallinnas sellel ajal on ju täiesti enesest mõistetav, et käibel olid 3 kohalikku keelt. Need olid saksa, rootsi ja eesti. Ja kõikides nendes keeltes ilmselt siis ju lauldi. Millest see kogudus nüüd aru ei saa? Kas nad ei saa aru näiteks saksakeelsest või rootsikeelsest tekstist? Või kas nad näiteks lauldes eesti keeles tegelikult ei saa aru, mida see tekst sisuliselt võiks tähendada? Et te võite seda nendest tekstikohtadest kindlasti mõlemat ja erinevalt välja lugeda. Nüüd huvitav ka see, et Mülleri jutlustes on olemas päris palju saksa kirikulaulude tekstitõlkeid. Ma nüüd vabandan, et ma olen siin selle koha peal natukene, ühesõnaga ma olen järginud seda nii-öelda puhtalt teaduslikku kirjaviisi ja seda on jube raske lugeda, aga mitte võimatu, eks ju. Ja nüüd näiteks selle sama laulu tõlget on väga palju ironiseeritud. Allein Gott in der Höhe sei und Dank für seine Gnade. Eks ju, väga oluline laul, Luteri Gloria laul. Ja selle eestikeelne tõlge. Ükspeines Jumalal ülevel olgut au ning tänu tema armu edest. Seepärast, et jah, lugege ise edasi. Ja nüüd 11. jutlus, muide see 11. on eriti põnev, eriti sisukas just nimelt nende minu jaoks oluliste küsimuste hulgas. Vaadake, millest ta räägib. See sama tõlke koht ja siis ta ütleb, nõnda laulame koori sees ja nii seisavad kõik need sõnad ka meie kirikuraamatu sisse kirjutatuna. Mis asi see on? Ta muide kirjutab seda mitme koha peal. Te peate laulma nii, nagu on meie kirikuraamatu sees. Mis raamatust ta räägib? Mitme koha peal. Kas siis oli juba olemas mingi lauluraamat? Kas see oli mingi katekismuse, mingi täiendus? Kõik see on võimalik. Aga me ei tea mitte ühtegi fakti, mis räägiks, me teame küllalt hästi, kus midagi trükiti, eks ju, ja need trükikataloogid on olemas ja need on kõik põhjalikult läbi uuritud, võite olla kindlad. Ja ühtegi sellist raamatut ei ole olemas olnud, just kui. Aga nüüd tuleb see osa jälle mängu, millest me vähem teame ja need on käsikirjalised raamatud. Ja siin on muidugi üks tuntud lugu, eks ju, sellest Hans Susist, kellele see varasem pühavaimu pastor Peeseler andis, seal on üks dokument, kus ta on ostnud paberit ühele koolipoisile Hans Susile ja seal on selle paberi ostu funktsioon kirja pandud selles dokumendis ja see on eestikeelsete laulude ja kas vist katekismuse õpetuse kirjutamiseks. See vaene koolipoiss suri varsti katku. Peeseler
varsti takapeale. Ja me ei tea, mis nendest Susi tõlgetest sai, aga meil on väga palju olnud põhjust oletada, et need tekstid, mida Susi tõlkis või võib-olla Susi ja Peseler kahasse 1550. aastatel, et need jäid mingis vormis käibele, need võisid olla käsikirjaliselt levitatud, see oli tollel ajal väga tavaline. Ja kui nüüd Müller ütleb, et siin on tegu meie kirikuraamatusse kirjutatud lauludega ja te peate niiviisi laulma, siis ta räägib juba kui mingisugusest kanoonilisest tekstist. Eks. Aga vaadake, kui vähe siin see asi erineb, mis teda tegelikult väga erutab. Meie kirikuraamatusse on kirjutatud, teie laulate niiviisi, Allein Gott in der Höhe sei ning tänatu olgu tema armu edes. Eks ju, siin on tegelikult paaris silbis erinevus. Miks see teda erutab? Sisuliselt ju vahet ei ole, aga vormiliselt küll. Ilmselt teda segas see, et see ei lähe viisiga nii hästi kokku, eks ju. Seal on silpe rohkem, see, kuidas teie laulate. Vaat see koht on minu jaoks ka väga huvitav, sest et väga palju on räägitud või kritiseeritud, et vaadake seda eestikeelset tõlget, andke andeks, seda on võimatu selle viisiga laulda, sellepärast, et seal on silpe palju rohkem kui noote, seal ei ole mingisugust tekstirütmi, seal ei ole, ühesõnaga see lihtsalt ei klapi kokku selle viisiga. Stahl 20 aastat hiljem kirjutab täpselt samasuguseid tekstitõlkeid ja seal on, ma jõuan kohe Stahli juurde ka, aga seal on täpselt sama probleem. Need on proosatõlked, ma võin ju kohe selle ette panna, vot siin, jah. Heinrich Stahl kuulus Kodu ja kiriku raamat, teine osa 1637, annab siis esimest korda trükis välja sellise suures mahus neid eestikeelseid kirikulaulude tõlkeid. Vom Himmel hoda komm ich her, kõik teate seda laulu. Ich bring euch gute neue Meer. Sest kõrgest taevast tulen mina, ma toon teil heest uued sanad. Ei ole riimi, ei ole rütmi, eks ju, kuidas sa laulad seda? No päris võimatu ka ei ole laulda. No vaadaks seda viimast rida. Siin läheb ikka keeruliseks, eks. Ja eriti need, kes kirjutavad sellest traditsioonist 20. sajandi alguses, Anton Kasemets näiteks, või ka veel hiljem näiteks Karl Leichter, aga paljud teised ka, nad ironiseerivad neid tekstitõlkeid, need on abitud, nad on täiesti kasutud tegelikult laulmiseks, sellepärast, et nad ei järgi seda meloodiat ja rütmi. Aga ma tahaksin mõelda neist teistmoodi. Ma tahaksin mõelda, et nad ei ole esmaselt üldsegi mõeldud laulmiseks, vaid nii, nagu see Müller räägib, te peate aru saama, mida te laulate. Ja vaat see koht mind erutab ja ma ei tea siiamaani vastust. Ma ei leia ka tegelikult selget vastust sealt Mülleri tekstidest. Olen lugenud need edaspidi ja tagurpidi, aga ma ei saa aru, mis keeles põhiliselt see kogudus laulis. Kas nad laulsid saksa keeles ja need tõlked olid selleks, et nad aru saaks, mida nad laulavad. Väga võimalik. Ja kui te nüüd niiviisi vaadate, see on väga hea tõlge. See on väga täpne, detailne, sõnasõnaline tõlge. See on see, mille kohta me ütleme reaalune tõlge. Väga täpne selline. Nii et mulle jääb mulje, et see ei olnud üldse vähemalt esmaselt mitte laulmiseks mõeldud. See on järgmine tekst, seda ma teile veel ei näita.
No siin on veel üks Mülleri tsitaat, ma ei tea, läheb juba võib-olla pikale, aga siin on üks huvitav koht selles samas 11. jutluses. Meie kihelkonna rahva hulgas ei leidu ainsatki inimest, kes üht ainustki laulu mõistaks õigesti laulda. Ja seal on ääre peal veel märkus, alle die estnischen Lieder werden falsch gesungen. Kõik on valesti. Ja siis ta võtab ikka päris rangelt sõnad ette, nii nagu te rumalad inimesed noores põlves olete vaesid ja sante kuulnud laulvat. Nii laulate te veel tänaselgi päeval, nii et ühe vaese inimese kõrvad kurdiks jäävad kuuldes, kuidas teie laulate. Te võite võtta seda ühe sõimuvalinguna, eks ju, aga tegelikult on see üks huvitav väljendus. Ta ütleb, et te laulate nii, nagu tänaval lauldi, nagu üldiselt rahva hulgas lauldakse. Eks? Mitte nii, nagu kirikus peab, ja see, kuidas kirikus peab laulma, seda te peate õppima meie koolipoiste, selle koori käest. Eks? Te peate laulma koori järgi, nii nagu peab. Ja nüüd ta veel ütleb, eks ju, et võõrad kirikuisandad, kes on seda kuulnud, need on naernud ja siis rumalad te olete rumalateks ja võõra rahva naeruks teie jääte. Eks ju. Ta on üsna lootusetu, aga jah, need kirjeldused need on kindlasti väga palju sisukamad, kirjeldused laulmised väga palju sisukamad, kui me oleme neid võib-olla osanud siiamaani tõlgendada. Ma olen ikka veel oma jutuga selle nii-öelda ülemineku faasi juures ja siia on nüüd loetud üles need esimesed trükitud lauluraamatud, mis peaks olema mis peaks sisaldama eestikeelseid kirikulaule. Ma ütlen peaks, sellepärast, et need kaks esimest, Puuseus ja Putsius, neid me ei tea. Me ei ole neid raamatuid näinud. Muide, veel enne neid raamatuid oli ilmselt üks ja see oli Tartumaal. Ma läksin vahepeal siin oma mõttega kõrvale. Ja. Tartu Jaani kiriku kaplan 1554 on väidetavalt trükkinud ühe raamatu või lasknud trükkida ühe raamatu, mis sisaldas vähemalt 6 eestikeelset kirikulaulu. Näete, juba 16. sajand keskel ja jällegi meil ei ole seda raamatut, see kirjutaja ja kirikuõpetaja oli Johann Schnell. Meil ei ole jällegi seda kirjalikku allikat. Ja siin tuleb mängu nüüd üks institutsioon, mille Balti sakslastest ajaloolased 19. sajandil on püüdnud hoolikalt maha salata. Ja see on olnud siis Tartu Jesuidi kolledž, kus edendati väga siis eestikeelset haridust. See oli tegelikult tõlkijate seminar esmaselt, eks ju, ja siis arenes välja niisuguseks hariduskeskuseks seal. See tegutses vähe aega, võib-olla 10 aastat kõigepealt, siis tuli sõda rootslastega, siis pärast veel natukene aega, jah. Aga see Tartu Jesuidi kolledž oli ilmselt see põhjus, miks Rootsi kuningas just sinna tahtis oma ülikooli rajada 1632, kuigi linn oli maatasa tehtud. Mis mõte oli sinna põllule ülikooli rajada? Seal oli mingi 10 maja vist alles olnud sellel ajal. Miks ta ei tulnud Tallinnasse ülikooli tegema? Täitsa häirib mind. Sellepärast, et Tallinnas oli kõik korras, Tallinnas oli õige luterlik õpetus, aga Tartus olid need neetud jesuiidid, eks ju, kelle traditsioon oli vaja õigesse vakku juhtida, eks ju.
Aga see selleks. Selle Puuseuse ja Putsiuse, need kaks raamatut, need oli tõenäoliselt isegi üsna sarnased omavahel. Väidetavalt sisaldasid nad mõlemad eestikeelseid kirikulaule. Kujutate ette, katoliiklased olid esimesed. Ja nüüd tuleb Stahl, eks ju, 1637 ja siis esimene, kus on tõepoolest need päris riimitud ja rütmistatud laulud, need tulevad alles 1656, Salemann, Brockmann, Gileus ja Köseke. See on väga kuulus allikas, seda ma usun, väga paljud teist lausa tunnevad. Ma tahan siin nüüd paari seost veel rõhutada. Kui Salemann ja see seltskond 1656 oma raamatu välja annavad, siis nad ütlevad, et nendel olid väga positiivseks eeskujuks Tartus katoliku vaimulike poolt ära tõlgitud laulud. Ühesõnaga, nad jätkavad seda traditsiooni, nad ei vastandu sellele. Nad laiendavad seda loomulikult väga oluliselt. Ja siin on veel üks huvitav asi selle Stahliga. Ma võib-olla Stahlil väga pikalt ei peatukski, eks ju, Stahli tõlked on reaalused, nad on ilma rütmi ja riimita, eks ju. Aga ma juhiksin tähelepanu sellele raamatu tiitlile ja sellele aastaarvule. Kõigepealt, kellele see raamat oli mõeldud? Me kujutame vist ette, et kui on tegu lauluraamatuga, siis see on koguduse raamat, eks ju. Aga Stahl ütleb meile selgelt, see on Hand- und Hausbuch für die Pfarrherren und Hausväter. Ja, ühesõnaga, see ei ole kirikus koguduses kasutamiseks, vaid see on vaimulikele ja siis õpetajatele, maja isandatele, ühesõnaga need, kes lapsi kasvatavad. Eks. Ja siin võib nüüd aru saada, miks neil ei ole esmaselt vaja mitte lauldavat tõlget, vaid esmaselt vaja just täpset reaalust tõlget. Aga siin on üks huvitav asi veel. See aastanumber 1637, see on hämmastavalt lähedal ühele saksa väga olulisele raamatule ja see on Martin Oppitsi Buch von der Deutschen Poeterei 1624. Kirjutab Martin Oppits esimest korda Saksamaal siis klassikalisest värsiõpetusest üldse. See, mida itaallased tundsid juba 14. sajandi alguses, eks ju. See, mida prantslased ja kõik teised Euroopa rahvad, kus tegelikult võrsus kirjanduses renessans, see oli Saksamaal puudu. Võtke kas või Luteri enda laulud. Nad on, kas tohib kriitiliselt öelda, nad on värsitehniliselt üsna kohmakad. Ja nii on kogu saksakeelne luule 16. sajandil. Sest et Oppits tegelikult nii-öelda ta vahendab seda klassikalist värsitehnikat alles nii hiljem, 1624. Nüüd natukene hiljem seesama Brockmann, kas ma nüüd ütlen teile õigesti selle aastanumbri, seda ma tahaksin. Kadrina pastor Rainer Brockmann, jah, ta kirjutas, ja ikka mul ei ole seda aastanumbrit ülgu, see on natukene pärast seda Oppitsi raamatut, ta kirjutab eesti keeles Aleksandriinis ühe pulmalaulu. Ja ta ütleb selle kohta ladina keeles Carmen Alexandrinum Estonicum ad leges Oppitsi poeticas compositum. Eestikeelne Aleksandriinis laul Oppitsi reeglite järgi. Kujutate ette, saksa pastor, ta üritab
sisse viia neid värskeid värsitehnika reegleid eesti keelele. Ja muidugi see on see hetk, kus nüüd ütleme Eesti luuleajaloolased ütlevad, et siit saab eestikeelne luule alguse. Ma tulen korraks tagasi selle oma loengu pealkirja juurde. Siin on väga oluline küsimus nüüd nendes põhikategooriates. Laenulisus, identiteet. Kas see on Eesti luule, mida Brockmann kirjutab? Ja ma tean väga paljusid inimesi, kes ütleb, et ei, see ei ole päris eesti keel, see ei ole Eesti rahvakultuurist võrsunud asi, see on üks kõrgkultuuri nii-öelda adapteerimise katsetust ühe sakslase poolt. Ja ometi me näeme, kuidas need reeglid hakkavad kujundama tegelikult eesti keelset trükisõna, kuidas nad hakkavad kujundama eesti keelt, kuidas nad saavad, võib-olla nad sellel hetkel ei ole, aga kuidas nad saavad eesti keeleks ja eesti kultuuriks ja eesti luuleks. Ja see on nüüd see kultuuriprotsess, mida ma pean tegelikult ka kirikulaulus väga, väga huvitavaks ja väga järelemõtlemist väärivaks. Me oleme üle võtnud ühe, ja me ütleme väga kergesti võõra kultuuri, ja me oleme mingil moel selle sulatanud oma vaimsuse sisse. Ja see protsess on see, mis minu jaoks on olnud kõige põnevam. Hüva, ma olen natukene, ja see on väga minu moodi, et ma olen ajaedas, aga ma tahan teile ikkagi ühte, ja näete, siin on veel paar lehte nüüd, need on nüüd Heinrich Stahl jällegi. Need on esimesed trükitud eestikeelsed kirikulaulud, siis need on liturgilised palved, eks ju, armulaua seadmispalve, meie isa palve, eks ju, isa meie, kes sina oled taivas ja nii edasi, eks ju. Need on esimesed trükitud meloodiatega eestikeelsed kirikulaulud, sealsamas Stahli raamatus, sest et nendel nii-öelda koguduse lauludel muidugi noote veel ei ole. Neid allikaid tegelikult on, kes vähegi selle aast kirjandust on lugenud, te tunnete juba kõik ära, ka neid samu pilte on ühes ja teises raamatus olnud. Aga nüüd ma tahan teile näidata ühte asja, mida te ei ole näinud. Ja see on tõesti põnev. See on Hageri pastor Christoph Blume, on 1660. aastate lõpus lasknud Saksamaal trükkida 3 väga mahukat lauluraamatut. Need on eestikeelsete tekstidega ja või õieti paralleeltekstidega. Te näete, eks ju, on olemas saksakeelne ja eestikeelne. Aga mis on siin huvitav selle juures? Siin on meloodia ja siin on nummerdatud bass. Ehk siis tegu on ehtsate barokkaariatega eesti keeles ja nad on kõik kenasti lauldavad. See on nüüd üks niisugune kirjaviis, mille laadset te võite saksa allikatest väga palju leida. Ja loomulikult see ei olnud mõeldud kiriklikuks kasutamiseks. Ma tahan seda näidata just nimelt selle kasutusala näitena. Kellele see on kirjutatud, kellele see on mõeldud. Kui ma rõhutasin Stahli puhul, et seal on juba tiitlis üles loetud need sihtgrupid, siis siin seda ei ole. Aga see on selge, et kuna tollel ajal, muide, seda ma tahan ka rõhutada, oreliga koguduse laulu ei saadetud, see tuleb
oluliselt hiljem, see tuleb pigem 18. sajandi teisel poolel alles. Siis see saab olla mõeldud ainult koduseks tarbeks, jah. Kellele siis? Eesti haritlast sellist praktiliselt ei olnud, me ei kujuta ette seda päris Eesti soost haritlast. Aga kindlasti oli olemas selline seltskond vaimulike hulgas, kes pidid valdama eesti keelt ja ka võib-olla literaatide hulgas, eks ju, kelle jaoks eesti keel oli oluline ja kes olid potentsiaalseks sihtgrupiks nendele raamatutele. Need on tõesti mahukad ja 3 erinevat raamatut. Nad kaovad kiiresti käibelt, sest et ilmselt see sihtgrupp ei olnud ikka üldse nii suur, nagu oli loodetud. Aga see selleks. Ja siin on nüüd see üks minu põhiküsimusi, mille nimeks on laulmine või lauldavus. Kui me oleme harjunud selle kriitikaga nüüd Mülleri ja Stahli puhul, et need laulud ei ole lauldavad, siis need Blume-laulud on väga hästi lauldavad. Need Blume-laulud arvestavad, muide, kui te panete tähele, nad ei ole ka mitte isorütmilised, nad on vahelduvate rütmidega, siin on palju 3-osalisust ja niisuguseid, ühesõnaga erinevaid noodivältusi. Ja nad arvestavad üsna tundlikult eesti keele rütmi, esimest korda niiviisi. Nüüd, nende varasemate laulude puhul, kus see oli mul? Kui on kirutud, et need proosatõlked ei olnud lauldavad, siis ma tunnistan, me oleme Kristiina Rossiga päris palju vaielnud selle teema üle ja mina olen öelnud, et ei, nad ei pidanud üldse laulma neid proosatekstilisi laule. Ja Kristiina rõhutas, et ei, nad ikka pidid neid laulma ja lõpuks ta saatis mulle ühe tekstikoha, kus ma pidin vait jääma. Ja see on nüüd sellest samast ajast, kui need Brockmanni ja Salemanni lauluraamat ilmus, see on üks piiskop Jeringi eessõna kiriku käsiraamatule. Ja seal on väga selgelt öeldud, et vaadake, et üks ja teine nende preestrite hulgast on asunud ka Eesti lauluraamatu kallale. See on see, millest me juba rääkisime, eks ju, ja pannud mõned laulud värssidesse. Ehk küll paljudele tundus, et see ei ole üldse võimalik. Nõnda, et neid saaks suurema kasuga ja lihtsamini laulda meloodia järgi, milles nad saksa keeles on seatud. Ja nüüd see oluline koht, mis juures esineb praegu see oluline puudus, et mõnes värsis on poole võrra rohkem või vähem silpe kui noote ja nõnda peab mõnda värssi aeglasemalt laulma ning sõnu jagama ja väga palju nootide peale venitama. Ja teises jälle teisiti, eks ju. Ühesõnaga, tegelikult see Jering räägib ikkagi nende proosatekstiliste tõlgete laulmisest üsna selgelt. Nii, kuidas see käis, me ei tea. Aga mul on siin üks ettekujutus. Ja nimelt see ettekujutus on seotud ühe niisuguse fenomeniga, mida me tänaseks jällegi enam ei tunne ja see on vana laulmisviis. Sellest kirjutab üks Ameerika ta on britt ikkagi, jah. Ajaloolane Nicholas Temperley, ta on esimene, kes seda fenomeni on nagu teaduslikult kirjeldanud ja ta nimetab seda old way of singing. Vana laulmisviis, jah, ma olen tõlkinud. Ja siin on üks ainus väikene iseloomustus sellest paikades, kus kogudus on jäetud pikemaks ajaks laulma ilma muusikalise juhatuseta. Ja see on tegelikult nüüd see situatsioon, kus kahtlemata kõik tollased luterlikud
kogudused olid. Sellepärast, et nagu ma juba ütlesin, orelit ei kasutatud. Meil ei ole ühtegi tõendust selle kohta, et orelit oleks kasutatud enne 18. sajandit koguduse laulu saateks. Kui keegi leiab, võite öösel mulle helistada kas või, eks ju. Et see on tõesti üks asi, millest me oleme jällegi valesti aru saanud. Ja ühesõnaga, kogudused olid ilma muusikalise juhatuseta, kui mitte muusikaliseks juhatuseks pidada ühe kõva häälega mehe eeslaulmist, eks ju. Mehe kindlasti, jah. Ja niiviisi lauldi tegelikult mitu sajandit. Ja mis selles olukorras juhtub, siis ta loeb 4 niisugust põhilist tunnust üles. Väga aeglane tempo, väga nõrk rütmitunne. Ja need on omavahel muidugi seotud. Ja siin on nüüd eriti 18. sajandist päris palju selliseid kriitilisi kirjeldusi, kus siis võib-olla muusikalised haritud, kas literaadid või ka vaimulikud, kirjeldavad seda õudust, mida nad kuulevad kirikulaulus. Nad laulavad niiviisi, et täiesti võimatu on aru saada, milline see viis on, mis viisi nad laulavad, sellepärast, et tundub, et vahepeal on pandud 2 viisist kokku see, mida tegelikult lauldakse. Siis, istuvad, eks ju, nii nagu istuti mehed ühel pool, naised teisel pool. Meeste pool jõuab oma värsireaga lõpuni, alles siis, kui naised lõpetavad oma värsirea siis, kui meeste pool alles poole peal on, eks ju. Et siis nad peavad järgi ootama seda. Ja kuulge, niisuguses rütmis laulmises seal pole ju probleemi, et need on proosatekstilised ja et seal rütmi pole, eks ju, ja riimist rääkimata, eks ju. Ja siis tulevad sinna sellesse koraalilaulu veel võõrad helid, igasugused, saksa keeles on üks tore sõna schnörkel. Need on need, kui kirjutatakse ilukirja, siis need igasugused keerutus, schnörkel. Et need tulevad siis sinna laulule juurde. Ja muidugi on see üldmulje dissonantne, see on päris selge, eks ju. Nüüd mul on üks huvitav allikas siin. See on üldse üks väheseid allikaid, mis on seotud 18. sajandiga. Ja see on Gustav Svani käsikirjaline koraaliraamat. Ja see on mõeldud nüüd oreli jaoks. Helmest. See on... Näete, selles saksakeelses pealkirjas on isegi grammatika viga, die bei das estnische Gesangbuch, eks ju, see ei ole sakslane, kes niiviisi kirjutab. Me mõistatasime siin tükk aega minu Rootsi professoriga ja tema arvas, et see Svan on kirjutatud niiviisi, nagu ainult rootslased seda nime saavad kirjutada, et see peab rootslane olema. Ja tõepoolest, tollel ajal oli üks teine Svan veel, kes oli Saaremaal, oli pastoriks, nii et ju nad sealt poolt tulid. Ja siin on veel üks tore kinnitus sellele, näete, siin on üks laul, mille juurde ta on kirjutanud käega Die schwedische Melodie, Rootsi viis. Ja seda muide tõesti ei ole seda viisi ei ole üheski nendes suurtes viisikataloogides, nii et see on midagi väga, väga erilist. See ei ole minu avastatud, Elmar Arro kirjeldab seda allikat juba 1930-ndatel. Aga ta ütleb ühe huvitava asja. Et vaadake, see kirjaviis on väga kummaline. See on täis, see kubiseb kaunistustest. Ma kirjutasin selle niiviisi loetavamas kirjaviisis siin välja ka, näete, siin on palju neid kaunistusi, mille kohta ta ütleb, et ilmselt see Svan pidi olema väga osav
organist, ta pidi olema võib-olla hästi haritud taustaga, sellepärast et ta jäljendab oma selles kirjaviisis niisugust rokokooaegset klahvpillimuusikat. Ja just nende kaunistuste pärast. Ma arvan, et ta laseb märgist mööda. Nimelt siin on väga palju asju, mis räägivad, et see ei olnud kindlasti mitte väga haritud ja väga kõrgstiil, millest ta lähtub. Vaadake, selles koraaliraamatus on üks koraali prelüüd ka. Ja see on nüüd puhas klahvpillimuusika, puhas orelimuusika. On see kõrgstiil või? No see on puhas primitivism, eks. Vaadake, üles-alla liikuvad kammad ja kolmkõlad ja kogu lugu. Ei mingit harmooniat, ei ühtegi kaunistust. Miks ta siia ei kirjuta kaunistusi? Miks ta kirjutab nad selle koraali juurde? Siin on veel huvitavaid asju. Ta ei järgi üldse harmoonia reegleid. Vaata, ma olen märginud ära siia kõik paralleelsed oktavid, mis seal välja tulevad ja neid ei ole mitte üks. Eks. Siin on millegi muuga tegemist. Ja siin on veel üks huvitav asi, ta ei kirjuta akorde välja, ta kirjutab ju, ütleme, nummerdatud bassiga, see oli tollel ajal veel täiesti tavaline. Aga ta kirjutab meloodiasse ebajärjekindlalt ja alati muide paralleelterts. Ainukene intervall, praktiliselt ainuke intervall läbi terve selle raamatu on terts meloodia all. See on nii lihtne asi, et miks ta seda kirjutab. Ja minu oletus on see, et ta jäljendab sellega seda koguduse laulmisviisi, ta märgib ära need olulised kohad, kus kogudus oli harjunud neid tertse laulma. Ja muide, see on üks asi, mida on kirjeldatud vennaste koguduse laulmisviisi juures. Et just 18. sajandil, et väga sagedasti lauljad lisasid siis seda nii-öelda harmoonia häält. Ja mis see sai olla põhiliselt ikkagi see meloodia juurde kuuluv alumine terts. Eks. Aga kust tulevad need kaunistused? Minu ainukene vastus, mida ma pean võimalikuks, on see, et ta jäljendab neid samu šnörkeleid, neid samu keerutusi, mis on iseloomulikud sellele vanale laulmisviisile. Tal oli üks kogudus, kes oli harjunud laulma nende keerutustega ja ta püüab kohandada seda oreli. Orel oli värskelt ehitatud sellesse Helme kirikusse. Ja nüüd ta püüab seda laulmisviisi nagu ümber kujundada, aga samas kohandada sellele, mis juba varem oli. Eks. Ja siit nüüd siis niisugune omapärane seos sellest korrastatud laulust ja siis sellest vanast laulmisviisist. Milline see vana laulmisviis siis võis olla? Meil ei ole salvestisi. Muide, tegelikult eksisteerib veel täna maailmas päris palju neid kohti, kus see old way of singing on säilinud. Aga need on nii isoleeritud kogukonnad, et nad reeglina ei luba või vähemalt ei salli oma tegevuse jäädvustamist või salvestamist või ei armasta ka, kui tullakse neid nii-öelda dokumenteerima. Neid on Pennsylvanias, Ameerikas väga palju. Neid on Norras näiteks, neid on Briti põhjasaartel, Šotimaal. Neid on siin ja seal veel. Aga mul on üks väike näide siin ühest, see on väga Põhja-Šotimaal üks väike saar, Lewise saar, ühest salvestatud koguduse laulust siin ja võiks kuulata hetke seda.
on eeslaulja, eks? Ei tahtnud korraldusele alluda, aga olgu. Kujutate ette ühte muusikaliselt haritud kunstmuusika kogemusega või haridusega inimest, kes satub sellist laulmist kuulama ja neid kirjeldusi on 18. sajandi lõpust alates päris palju. Nad ütlevad, et see on õudne. Siin on vaja luua mingisugune kord. Kuidas luua korda? Tuleb ehitada orel. Tuleb ehitada orel, mille järgi saaks kogudus nüüd õigesti laulda, normaalselt, korrastatult laulda. Eks? Eestimaal hakkab see liikumine, muide jällegi vennaste kogudusest on esimesed niisugused väikeste koguduste oreliehitused dokumenteeritud, aga see läheb üsna laialt käibele. 19. sajandi esimeses pooles ehitatakse Eestimaa maakirikutesse väga palju oreleid. Nii nagu ka Saksamaal. Ja 19. sajandi keskel öeldakse, et mis me siis saime? Me saime korrastatuma kirikulaulu, aga nüüd me kuuleme, et enamasti kirikus ainult orel mängib ja keegi peaaegu et ei laula või kui siis väga ettevaatlikult. Mõni tunneb ära midagi võib-olla. Ja siis hakatakse nii-öelda tagant igatsema seda täiest hingest, täiest südamest laulmist, mida te võib-olla saite aimata selle psalmilaulu juures siin. Ma nüüd lõpuks tooksin võib-olla ühe teema veel ja see on see, mille kohta, olgu jah, isegi need noodid ei mängi siin rolli. Olgu, las see ilus pilt olla siin. Ma lubasin välja selles lühikeses annotatsioonis ühe teema veel ja see on vaimulik rahvalaul. Küsin, et kas Eestimaal on niisugune fenomen olemas nagu vaimulik rahvalaul. Ja nüüd te võite muidugi küsida, et kuidas keegi julgeb selles üldse kahelda. Eks? Aga minu küsimus lähtub tegelikult kahest punktist. Nimelt, minu vastus oleks ka jah ja ei. Ja see jah-pool tähendab seda, et tõepoolest Eestimaal on teatud määral siin ja seal säilinud päris ehtsaid rahvalaule, ütleme sellest niisugusest vanast rahvalaulu kihistusest pärit laulmisviise, mis on tõlgendatavad kristlike seostega, tihtipeale kristlike pühadega. Jeesus ja Maria võivad tulla ette täitsa nendes laulu tekstides. Laiem teema on muidugi nimepäevalaulud, eks ju. Me oleme harjunud ütlema, et mardilaulud ja kadrilaulud ja kõik need on ju Eesti rahvalaulud, eks ju, aga me nagu ei pane tähele, et need on kristlikud pühakud ja kristlikud pühad päevad, mille puhul neid lauldi, eks ju. Nii et näete, siin on jällegi niisugust ülemineku territooriumi väga palju. Nüüd erandina ja eriti setukultuuris me võime ikkagi päris ehtsaid niisuguseid kristlikke rahvalaule kogeda, eks ju. Seal on päris mitmeid, mida isegi üsna laialt tuntakse, eks ju.
Jeesuse sõit on üks näiteks. Jessu jäi sõiti jõge pidi, Püha Maarja perve pidi, kää vasta putunes, johtunes, open vasta putunes. Ja. Rahvalaul ühest reisist, ühest sõidust, eks ju, ja mis seal kõik juhtus, hobune tuli vastu, eks ju, kõik, kes tulid vastu, seal on üks niisugune tõeline lugulaul, mida ei saa, kuna seal on, eks ju, Jeesus ja Maria, ei saa teistmoodi tõlgendada kui kristlikuna. Aga olgu, ma ei räägi sellest, muide selles samas raamatus, millest ma alustasin, siin Helen Kõmus kirjutab päris toreda artikli nendest vaimulikest rahvalauludest. Aga miks ma selle teema üldse ette võtsin, on see, et meil on hakatud nimetama neid samu rahvapäraselt kaunistatud koraalilaule vaimulikeks rahvalauludeks. Need, mida Kreek korjas ja mida Kreek suurepäraselt siis seadis ja mida me kõik armastame ilmselt, eks? Ja ta ütleb, et need on Eesti vaimulikud rahvalaulud või rahvaviisid vähemalt. Ma ei taha Kreeki süüdistada milleski, sellepärast, et sellel ajal, kui tema kirjutas neid asju, ta võttis selle mõiste üle saksa keelest, Volkslied ei tähendanud seda, mida eesti keeles rahvalaul, vaid Volkslied on kõik see, mida rahvas laulab. Need on, ütleme, Schuberti Pärnapuu on ka rahvalaul, eks ju, kuigi see on Schuberti kirjutatud ja tõeline kunstlaul, eks ju. Aga kuna rahvas seda laulab, siis on ta Volkslied. Aga me oleme hakanud nüüd seda nii-öelda korrektsemalt nimetama rahvakoraaliks, ja ma olen selle nimetusega väga rahul. Ma mäletan ühte väga toredat vestlust kadunud Vaike Sarvega. Ma just märkasin, et Vaike suri just 20 aastat tagasi. Aga see oli natukene aega enne seda, kui me vaidlesime kolleegidega selle sama mõiste üle, vaimulik rahvalaul. Ja mind see häiris see kooslus, eriti seoses siis selle rahvakoraaliga, ja ma küsisin ükskord lihtsalt koridori nurgas Vaike käest, et kuule, mis sina sellest mõistest arvad, kuidas sina sellest aru saad? Ja Vaike pidas mulle särava 3-minutilise akadeemilise loengu, mis mul on elu lõpuni meeles, ma kannan selle teile ette. Ta ütles, et siin on 3 sõna ja 3 viga. Kõigepealt Eesti, see ei ole mingi Eesti fenomen. Te leiate täpselt seda fenomeni igalt poolt protestantlikust maailmast. Eks. See on väga levinud igal pool Skandinaavias, see on Briti saartel, eriti seal põhja pool, see on Ameerikas, seda on Saksamaal, see on täiesti rahvusvaheline fenomen. Seal ei ole midagi eestilikku eripärast. Eks. Teine asi, rahvalaul. Kuidas saab olla rahvalaul selline, mille allikas on trükitud lauluraamat, sest et nad kõik on ju lauluraamatu tekstilised, need laulud. Eks. Aga tegelikult nad järgivad ka trükitud raamatute meloodiaid, kuigi mitte täpselt. Eks. Aga rahvalaul peab lähtuma suulisest traditsioonist. Eriti vahva oli see 3. viga. Ta ütles, et kui te ütlete vaimulik, siis see jätab mulje, et on olemas ka ilmalik rahvalaul. Selle üle ma olen kõige rohkem mõelnud. Ja see kõlab muidugi intrigeerivalt, sest et me arvame, et loomulikult on see fenomen olemas. Aga näete, siin me laiendame tegelikult seda laulmise funktsiooni. Ja tõepoolest, kui rahvas laulab tööd tehes või Kiigemäel või kus iganes, siis see on rituaal. See on alati rituaalne oma taustas, oma funktsioonis, sotsiaalses funktsioonis. Ja seega see vastandus, ilmalik ja vaimulik, see iseenesest ei ole mõttekas.
Aga te juba nägite, et mul oli siin paar näidet veel, ma vist ühe jätan ära, aga ma ühe tahaksin teile laulda, ei, ma ei hakka laulma, aga mul on siin võimalik seda ette mängida. Siin on üks viis, mida te väga hästi tunnete, nüüd paistab meile kaunisti, Wie schön leuchtet der Morgenstern. Ja see on see viis, kuidas see on 1597, kuidas see on kirja pandud. Ja see, kuidas ta esineb esimeses trükitud koraaliraamatus, mis üldse on olemas, see on Saksamaa Stuttgartis 1692. Ja te näete, et siia on lisatud nüüd need keerutused. Ja selle kohta kõik need akadeemilised kommentaarid ütlevad, et see jäljendab barokiaegset aaria stiili. Võib-olla barokiaegne aaria stiil jäljendab hoopis ise midagi rahvapärast kaunistustega laulmisviisi. Äkki need seosed on teistpidi. Ja siin on see sama viis nüüd. Näete, 2 rida on siin Schwani koraaliraamatus ja 3 rida on nii, kuidas Kreek on selle viisi üles kirjutanud. Ja te näete, kui erinevad need on. Ja nüüd mind väga huvitas see, et kas need Schwani kirjutatud versioonid mingil moel vastavad sellele, mis siis Kreek kirjutas 1,5 sajandit hiljem. Ja ma leian, et siin on väga palju kokkulangevust. Ja üks Schwani kirjaviisi üks kummalisus on see, et ta kirjutab ühest samast viisist mitu versiooni, kusjuures need 2 versiooni on hästi sarnased. Miks ta näeb vaeva ja raiskab tinti ja paberit? Aga näiteks siin samas on 2 selle laulu üleskirjutuses ainult 1 koht, milles on nagu põhimõtteline erinevus. Ja ta kirjutab 2 korda selle välja. Ja nüüd ma leian, et näete, siin on Kreegi üles kirjutatud, Anna Pärt ja Willem Dickerberg, kes on muide vend ja õde, laulavad seda viisi väga sarnaselt, aga ühes kohas läheb nende viis harmoonias lahku. Ühesõnaga, see on see koht, kus nende kooslaul ei toimiks. Ja vaadake, see on see sama koht, kus Schwan kirjutab 2 versiooni. No ma ei tea, ma ei tahaks liiga kaugele minna nendes järeldustes, aga ma nüüd lõpuks mängiksin teile ette selle, kuidas see Willem Dickerberg seda laulis. Ta laulis, eks ju, kindlasti mitu salmi ja te näete, et ta siin selles esimeses salmis ka ei lisa. Üks kaunistus on seal lisamata, ilmselt ta hiljem lisab selle, aga kuulake nüüd siis seda, millega Kreek kokku puutus, siis kui ta neid laule üles kirjutas, mida ta nimetas siis vaimulikuks rahvalauluks ja mismoodi see nii-öelda funktsioneeris.
ei saanud seda enam valimaks panna, aga ega need seal vaharulli peal ei ole ka valijamalt. Ma pean hakkama lõpetama, aga ma lõpetaksin selle oma esimese küsimusega. Et kelle laule me siis ikkagi laulame? Selles samas kogumikus, eks ju, siin taga on üks päris väärt osa. Tauno Väinula on kirjutanud siia siis ühe niisuguse kataloogi, 5 autorite registri, ühesõnaga. Ja see on väga iseloomulik sellele, kuidas me lauludest mõtleme. Laulu puhul on tähtis see, kes on selle laulu loonud, eks ju, autor. See on kõige tähtsam. Ja tema on siis see, kelle laulu me justkui laulame. Või olete te nõus sellega? Kes on see meie? Kas see autor kuulub selle meie hulka? Ega vist. Ma tahtsin kogu selle mõttearendusega, mis oli kahtlemata segane ja ei jõudnud kõikide oma eesmärkideni, ma tahtsin öelda, et kui meie neid laule laulame, siis muidugi on nad meie laulud. Nad ei ole mitte kellegi teise laulud, nad ei ole saksa laulud, nad ei ole rootsi laulud, nad on integreeritud meie kultuuri teadvusse, meie kultuurikehasse nii-öelda. Ja ma arvan, et me peaksime lõpuks lahti laskma sellest eestlastele nii iseloomulikust oma ja võõra vastandusest nii omastes valdkondades, nagu on luule ja kirjandus ja muusika ja kirikulaul. Aitäh, vabandust, ma läksin üle aja, aga